Head inimesed, meid ootavad lähiajal ees suured väljakutsed, mida keegi meie eest lahendama ei tule. Me ei leia neile vastuseid üksinda, ikka üheskoos, nagu Eestis on keerulistel aegadel alati tehtud. Üheskoos peame ületama majanduskriisi, uuendama oma majandust ja ka ise uuenema. Kuidas? Tarkade valikute tegemiseks tuleb pidevalt õppida. Õppimise ja õpetamise tase on see valdkond, mis kõige enam mõjutab Eesti inimese elukaart. Haridus ei ole lihtsalt üks poliitika. Haridus, innovatsioon, pidev uuenemine ja õppimine peab kuuluma meie ellu kogu aeg. Seda, kuidas õppida, õpetada, uueneda, peame me kõik õppima ja need, kes oskavad, seda õpetama. See on kõige suurem asi, mida me saame teha Eesti rahva heaolu ja õnne tagamiseks. Sellepärast teen ma teile ühe ettepaneku, õigemini kutsun teid üles. Eesti üldhariduskoolid avavad 23. veebruaril ja sellele järgneval nädalal oma uksed uutele õpetajatele, teile. Selleks, et läheksite tagasi kooli, kus ise õppisite, kus õpivad teie lapsed või kooli, mis on teile südamelähedane. Me palume, et annaksite seal 1 tunni, just selles aines, kus tunnete, et teie teadmised vajaksid edasi kandmist. Et noor saaks õppida matemaatikat finantsanalüütikult, kirjutamiskunsti ja kirjandusajalugu tõeliselt kirjanikult, käsitööd disainerilt, loodusõpetust haljastajalt, kokandust healt restoranikokalt või algatus- ja liidrioskusi väikeettevõtte juhilt. Õpetage noortele isiklike kogemuste toel väärtustama haridust, et sellel, mida nad õpivad, on mõtet. Koostöös sihtasutusega Noored kooli kutsun teid kõik üles astuma üht sammu õppimise ja uuenemise väärtustamiseks. Pärast rasket aega tuleb uus algus ja uus tõus ning meie kõik saame võrdselt pingutada selleks, et see just paraja hooga algaks. Eesti kool vajab toimivat suhtevõrgustikku, tugevat sidet ülejäänud ühiskonnaga. See algatus rajab tee uuenduslikule lähenemisele hariduses, kus teooriale keskenduvate traditsiooniliste koolitundide kõrval aitaksid praktikud õpetada kooliteadmiste kehtimist ja kasutamist tegelikus elus. Siin ei võida vaid õpilased, kelleni jõuavad uued ideed ja teistsugused mõtted. Kasu saab ka see inimene, kes tagasi kooli tuleb, nüüd juba klassi ette tundi andma. Docere ut discas on üks lihtne ladinakeelne ütlemine. Õpeta, et õppida. Mina lähen ja annan 23. veebruaril ühiskonnaõpetuse tunni Tallinnas Nõmme gümnaasiumis. Leidke ka teie oma kool ja oma õpilased. Mina käin vist koolis tihedamalt praegu kui kunagi varem. Aga tõsi on see, et kuna kutseid on palju, siis igale poole ei jõua. Trenni on ka vaja teha. Tihti tahavad noored teada, kuidas saavutada edu, kuidas olla innovatiivne ja millised põhimõtted mina järgisin. Õpetajad ütlevad, et nendest kohtumist on palju kasu. See aitab nende tööle palju kaasa. Tuleb tõdeda, et sellest õpin ka mina, sest saan teada, mida inimesed tegelikult mõtlevad. Seega, mina olen 23. veebruaril käsi. President kutsub ja mina ka. Tulge tagasi kooli, et koos saaks edasi minna.